Ahah, tervist! Mul on käes raamat Euroopa tsiklisadulaste ja tänane teema on meil mootorrattaga matkamine. Kui siin 10-15 aastat tagasi peamiseks sihtkohaks natukene kaasaegsemate mootorratastega oligi Euroopa, siis ma ütleks, et viimase 5 aasta jooksul on natukene ajad muutunud, tahtmised muutunud ja inimesed kipuvad justkui tagasi sinna, kus kunagi tulid. Ehk siis väga popiks sihtkohaks on läinud endised liiduvabariigid ja mägised alade. Kuna minu enda sellised tõsisemad matkamised on jäänud aastatesse 2001 kuni 2004-2005, siis paraku tuli pisem pere peale ja tõmbas natukeseks ajaks kriipsu sellele asjale, siis võtsin siia tänaseks jutustajaks kaasa Karu, kes ka 10 aastat hiljem võrreldes minu aastatega, reisiaastatega, siis aktiivselt matkab ja matkab mootorrattaga ja matkab nii üksinda kui siis ka seltskonnaga. Ma alustaksin võib-olla just nimelt sellest seltskonna küsimusest, et esiteks, mis sa arvad, kas on välja kujunenud mingisugune mõistlik selline seltskonna suurus, millega on mõistlik matkata, et miinimum on üksinda, maksimum on tegelikult piiramata, aga kuskil jookseb selline kuldne kesktee või niisugune piire? Minu jaoks on ideaalis on 4 inimest, 4 ratast, 4 inimest. Me üldiselt magame telkides, on 2 inimest ühes telgis. Üldiselt me kasutame priimust, siis ka ühe priimuse peal toidab ilusti ära 4 inimest. Selles mõttes tundub nagu mõistlik jaotus, et minu enda kogemus ütleb ka, et selline seltskond on kuskil kahekesi on võib-olla natukene igav, siis sa pead olema mingisuguse sõbraga lihtsalt konkreetse sihtkohaga matka ja üle 4 läheb juba selliseks, kus inimestel tekivad erinevad arusaamad mingisugustest asjadest. Üks tahab minna ühte teed, üks tahab vihmaga sõita, teine ütleb jumala eest, ma vihmaga ei sõida, et mul on rehv libe ja kõik sellised asjad. Aga tänase teema põhipoint on siis, mis kaasa võtta, mis on mõistlik kaasa võtta, mida saab matkal juhtuda ja kuidas ennast ja tsiklit siis ette valmistada. Et ma võib-olla alustaksingi siis selle tehnika poolelt, et mis on mõistlik tsikliga teha ja milline see tsikkel üldse on selline, mis kannatab matkata, kui me võtame sihtkohaks kas siis mägised teed, needsamad endised üsna kuivad ja tolmused liiduvabariigid näiteks, või me võtame sihtkohaks Euroopa, kus on valdavalt asfaltteed, pikad sirged, et mis see matkaratas siis ühel või teisel juhul nagu olla võiks või mis sinu arvates nagu võiks olla see? Matkaratas, kui nüüd minna, nagu sa ütled, endistesse N-liidu vabariikidesse, siis mina olen siiamaani eelistanud sellist head vanakooli lihtsat ratast, kus siis puudub igasugune elektroonika, kõik on mehaaniline, et sa saad põhimõtteliselt, kui mootor kotti jookse, siis kõike parandada tee peal. Sest et mägistel aladel sõites tihti peale sa pead läbima jõgesi, sa oled päev otsa vahest vihma käes, et just, et kui sa jõgedes peaksid ümber käima, siis seda ratast on üsna lihtne uuesti sõidukonditsiooni saada. Vahetad õli mootoris ära, kui vesi läheb mootorisse. Enne seda loomulikult püüad selle vee sealt kätte saada, paned uued küünlad ja jälle minek. Et kas on ka kogemust tänapäevaste 2000 üles pritsega siis matkarataste puhul näidetest, kus on tänu sellele elektroonikale jäänud kas siis lausa tee peale või on mingisuguseid tõsisemaid rikkeid ette tulnud, et kas see ratas on nagu matkaks usaldusväärne või mitte? Korra üks BMW R1200 GS uppus ära ühte suuremasse lompi. Ja ratas saadi küll pärast ilusti sõidukorda, aga peale seda hakkasid tekkima elektriprobleemid. Et kas siis juhtaju või miski lükkas lihtsalt öösel seistes kõik tuled peale. Immo ei tahtnud maha tulla enam, aga õnneks ta ikkagi mingi määra liikus. Ühesõnaga
selliste kaasaegsemate rataste puhul tasub just karta sellist asja, mille sisse sa ei näe ja mida sa ei saa korda teha, et sa ei saa seda aju lahti võtta ja hakata nii-öelda parandama ja teistmoodi. Aga kui me räägime nüüd Euroopa reisidest, siis igal juhul me räägime praegu matkaratastest, et minu viimane reis, selline pikem, tõsisem reis oli siis aastal 2003, kus oli Tallinn-Elbrus oli sihtpunkt, tagasi tulime läbi Euroopa, läbisime 9000 kilomeetrit ja see juhtus 125 ja 4-taktilise sadulas, et ütleme nii, et kõik siiani ütlevad, et sa oled ikka puhta segane, et 125-sega, mille tippkiirus oli suurusjärgus 95 kilomeetrit tunnis, võtta ette 9000 kilomeetrine matka, et vist väga tark mõte ei ole. Et see kubatuur võiks olla ikkagi selline 600-700 pluss tõenäoliselt, et sellel rattal oleks jõudu, oleks tööressurssi, sellepärast et kui me võtame Eestis sõidetud kilomeetrid aasta jooksul tsiklitel, siis siin teeninduses on ka näha, kes on sõitnud 500 kilomeetrit aastaga, kes 1500. Kui sa teed ühe Euroopa matka, siis tuleb sul juba mingisugune 5-6 000 kilomeetrit kella peale. Et on sellel kubatuuril ja ütleme, tsikli kaalul mingisugune selline optimaalne piir, et kui sa lähed tonn 200-sega, siis on see meeletu raske juba, kui sa lähed tõesti 125-sega on jube kerge, aga seal on nagu muud ohud. Jah, eks see oleneb kõik sihtkohast, et kui ida pool käia, siis pahatihti tekivad seal pikemad ülesõitud. Ehk siis minul on pikem ülesõit olnud, et jõuda sihtkohta on olnud 5000 kilomeetrit, sa läbid seda nädal aega, siis pigem oleks hea, kui on väheke suurema kubatuuriga. Et sa saad vabalt lasta, ütleme seal 110 kilomeetrit tunnis, nii et see mootori karju sul käes. Sellised ühesilindrilised, väga ei kannata sellist ühtlast pikemat sõitu suuremal kiirusel. Et ühesilindriline on rohkem selline natukene nagu hullamise poole ratas, et metsateed, kruusateed ja nii-öelda riigi piirides kaal on madalam, väändemoment on mõnusam, aga pikka ühtlast matka ta tõepoolest ei kannata. Seal tekivad juba kolvigrupi kulumised. Jah, aga samas need ühesilindrised tüübid, nemad hullavad rohkem need mägedes. Et mina olen jälle mägedes natukene rohkem raskemas seisus, kuna ratas on selle võrra raskem. See ongi see kompromissi leidmine. Just. Aga kuidas seda ratast ette valmistada ennem reisi, et mida peaks tehniliselt tegema ja mida peaks siis nii-öelda lisavarustusena justkui külge kruvima võrreldes igapäevase tsikli tarbimisega siis? Alustame kõigepealt loomulikult kuluosad kõik. Et mina olen need kõik kuluosad põhimõtteliselt vahetanud välja uute vastu. Kuluosad tähendab siis? Kuluosad, loomulikult pidurklatsid, siis ketikomplekt, rattalaagrid vaatan kindlasti üle, vajadusel vahetan ära, kui ma natukenegi tunnen, et midagi on, siis ma vahetan ära. Rehvi valik loomulikult. Rehvi valik ilmselt sõltub sihtkohast ja sellest maastikust, mida sa läbima pead. Ja. Siis loomulikult kõik vedelikud, alustades mootorõlist, lõpetades pidurivedelikega. Kõik trossid, kõik, mis kulub, mis on igapäevas kasutuses on. Just, ja selle asja point on siis tegelikult ka minu mälu järgi ja mõistust nagu rakendades see, et oluliselt mõistlikum on see teha ära tingimustes, kus sul on võimalused, kui siis reisi peal, kus sul puuduvad või on väga piiratud töövahendid ja kus võib-olla tõesti kallab kogu aeg vihma või on, ma ei tea, 36 kraadi sooja, kus ainult higistad ja midagi mõistlikku teha ei saa. Aga mis on lisavarustus? Mida võiks siis rattale külge panna või mida peaks külge panema? Siis nii kompsude kui pagasi vedamiseks või siis lisaks, ütleme, kui sul on tarvis tarbida mingisuguseid kaasaegseid vahendeid? Esimene asi kindlasti on kukkumisrauad. Minu jaoks on peavad küljes olema. On päästnud, on nagu näha? Jah, on päästnud nii mõneski suuremast jamast. Siis mis veel lisavarustusena? Minul on tehtud siia selline tööriista toru, homemade. Et see töötab väga hästi, on ruumikas ja samas mõnus odav lahendus, aga väga robustne ja töötab väga hästi.
Eks asjad peavad vastu pidama kukkumisele, ma saan aru. Võimalikule kukkumisele. Ka suurele vibratsioonile, sest et ida pool vahest need teed on ikka väga-väga treppis ja aukus. Loomulikult igasugused väljavõtted, USB, et sa saaksid oma vidinaid laadida. Ja ilmselt ka ilma GPS-ita vist ei saa? Jah, GPS on abiks loomulikult. Kuidas on pagasiga? Palju seda pagasit üldse kaasa peaks nagu arvestama ühe inimese kohta, et ma olen siin lugenud ja näinud, kes lähevad üksinda ja on 3-40 liitrist kohvrit asju täis, teised lähevad niiviisi, et on väike seljakott ja väike torurull kaasas ja saavad vabalt hakkama, et mis see nagu mõistlik on, kuhu sinu arvates asjad ära mahuvad, et noh, kui mitu paari sokke siis peaks kaasa võtma ja kui palju, ma ei tea, aluspükse või T-särke on ju? Pagasi poole pealt on niimoodi, et kui mina käin, siis minul on kaasas, ei ole nüüd küll konkreetselt see sama kott, on olemas 60-liitrine torukott. Sinna sisse läheb mul siis kõik riided, vahetusriided, magamismatt, siis magamiskott. Telk on mul eraldi või siis on sõbraratta peal ja siis on mul siia ette pandud veel, ei ole praegu küljes, 2 sellist tekstiilist kotti, kus on siis ühel pool on köögiosa, ütleme siis pann, veekidupott, priimus ja teisel pool on siis töökoda. Ütleme, seal on kas siis loofid, kompressor, millega siis rehve pumbata, näiteks heeblid ja sellised lisavidinad, millest me räägime pärast pikemalt. Ja tegelikult me nende lisavidinate ja pagasi sisu juurde juba jõudsimegi, et jube lahe oleks muidugi minna niiviisi, et sa ei pea mitte midagi kaasa tarima. Ja mina ütlen ausalt, et kõik reisid, mis minul on olnud, mingil täiesti kummalisel põhjusel mul ei ole läinud reiside jooksul mitte ühtegi rehvi purukse ja mul ei ole ka mitte ükski kuluosa lõpuni ära kulunud, et mulle meenub ainult üks reis, kus siis ma läksin Saksa Luksemburgi otsa peale sellise ketikomplektiga, mis tegelikult oleks tahtnud siin Tallinnas ära vahetamist saada, sest et kuskil seal poole reisi peal ma tundsin, et hakkas jõnksutama, vaatasin, et lõtt läks meeletu suureks, keerasin peale, sain 300 kilomeetrit sõita, siis oli jälle samasugune, nii et ühesõnaga sellega mul tekkis küll see oht, et huvitav, kas see läheb nüüd puruks. Aga õnneks jäi pidama, aga üsna niisugune kripeldav oli sõita. Aga selliste karmimate reiside puhul ma tean sinu nende matkade puhul ka, kas siis sinul või siis kellelgi teisel pidevalt on läinud rehve puruks. Rehve läheb. Et mis põhjusel? On see põhjus ka nagu teada, et mis see nagu rehvide mineku põhjus on, et noh, sinul on selline endurokas kodarvelgedega, see tähendab, et see on lohvid sees. Oluliselt lihtsam vahetada. Et mis on siis lahendus? Põhjused on erinevad. Naelad, tee peal, kruvid. Vahest on need löökkauke nii palju, et sa lihtsalt ei suuda seda ühte löökkauku vältida ja need servad lihtsalt lõhuvad sul selle lohvi ära. See löök on nii suur. Muidugi mõistlik on hoida sees, eriti just esirattal, vähe kõrgemat rõhku, kui ütleme siin Eesti tingimustes sõita. Sest kui see natukenegi on see rõhk seal vähem sees, rõhku vähem sees, sa põrutad sinna löökkauku sisse ja see lohv on kohe purukselt. Halb asi see, et selle kõrgema rõhuga on sul esiratas jäigem. See trepisteedel on sul väga halb sõita. Ja ka pidamine on ilmselt kehvem tegelikult. Aga noh, see on see kompromissi leidmine. Mis selle rehvi purunemise vastu ei saa midagi teha, aga ütleme, ravi on siis, ravivariante on mitu tegelikult. Jah, ravi on lapid, vulkaniseeriv liim. See on siis juhul, kui tegemist on sellise väikse auguga ja kui lohv on õhukene. Jah. Ja loomulikult lisalohv on ju. Et meie praktika näitab seda, et tee peal on kiire lahendus on uus lohv panna ja siis õhtul laagris lappida ära vana lohv. Samas Venemaal on põhimõtteliselt igal enesest lugupidaval tegelasel on sinomontaaž ehk siis rehvimontaž tee ääres. Ja seal on selline mõnus vanakooli süsteem, et vulkaniseerib selle lapi sinna kõvasti külge, et see on põhimõtteliselt nagu tehasest tulnud.
Just. Palju neid lohve kaasas võiks olla, et noh, sinu tsikli puhul ma siin vaatan, esiratas on 21 tolli, taga on 17. Noh, valdavalt ongi siis matkaratastel, matkaenduurodel ees kas siis 19 tolli või 21 tolli ja taga on siis noh, valdavalt 17, mõnel juhul ka 18. Et kas peaks kaasas hoidma mõlemat lohvi või saab mingisuguse kompromissi teha, kuidagi võtta üks lohv 2 ratta peale. Noh, ilgelt tore on muidugi ära jagada, kui on seltskond, 4 inimest, üks võtab ühe lohvi, teine kannab teist lohvi, et kõik see sihuke mudru ongi ära jagatud. Üldiselt me nii oleme teinud, et üks võtab siis esilohvi kaasa, 21 tolli ja teine kannab siis tagumist lohvi. Noh, see peaks olema siis selline halb päev, et sul läheb seal 2 rattal korraga. Mitu lohvi järjest ja lappidega saab alati need ära lappida. Just. Et mina olen kuulnud ka seda, et noh, kui minnakse selliste hard enduro tsiklitega, kus on seda pagasiruumi on meeletult vähe ja põhimõtteliselt sa kannadki enamus asju seljakotis, et siis on nagu hirmus kriitiline see, et mida sa kaasa võtad, et sellisel juhul võetakse, ütleme, kompromiss 19 tolli lohv, et tegelikult selle 19 tolli lohvi venitab ka ette 21 selle sisse tõsise vaevaga ja kuidagi mahutab ta ka sinna taha ära, et noh, aga see tahab saada sellist väga rahulikku ja täpset tegevust. Parem variant on ikkagi see, kui on õiges mõõdus lohvid. Ja mis puudutab nüüd seda õhukest ja paksu lohvi, siis ülipaksud krossi lohvid, näiteks 4 millimeetrised, et need on küll kõikidele löökidele loomulikult vähem vastuvõtlikud, aga naelatorke puhul ei ole midagi teha, et see nael läheb ikka sealt samamoodi läbi ja selle miinus on siis see, et seda ülipaksu lohvi selle väikese õhukese lapiga väga lappida mõistlikult ei õnnestu. Seda küll jah, et teda ei lapi. No ma saan aru, et selle lohvi jutuga kaasas käib siis mingit tüüpi heebel. Kas see heebel on nüüd selline, kus on ka ratta lahti keeramiseks nii-öelda mutrivõti sees, ülikerge või on see selline klassikaline hästi odav elementaarne heebel, on ju, siis palju need heebleid olema peaks? No miinimum on ilmselt 2. Miinimum 2, kui on tegemist jäiga refiga, siis võib-olla 3 isegi. Kui nüüd juhtubki, et sul läheb rehv puruks, lohv, siis pahatihti on väga raske saada seda rehvi vellerandi pealt maha. Siis me oleme avastanud sellise hea nipi, kui saad meil kambaga, et sa asetad velje maha ja siis tsikli jalaga sa saad suruda selle rehvi selle velje pealt maha ja siis sa saad juba edasi minna heeblitega hakata seda rehvi maha võtma velje pealt. Teine hästi hea asi, mis võiks olla, eriti kui sul on karburaatoriga ratas, on kiiresti lahti võetav bensiinifilter. Et on juhtunud, kus saad sellist väga sodilist mingist bensiini, isegi on olnud kogemus, kus on selline nagu keeljas mögin tekib sisse, siis see on selline hästi hea. Kiiresti lahti võetav, teed puhtaks, paned kokku tagasi, sõidad edasi.